6. käik. Tervist, kallid rallisõbrad! On käes Sardiinia MM-ralli nädal ja see tähendab, et 6. käik ka 4 korral nädalas läheb eetrisse. Tänasest pühapäevani saatejuht Gunnar Leheste ja kaassaatejuht Roland Poom täna kahjuks ei saanud liituda, aga järgmistel päevadel on ta meil kindlasti olemas. Aga kes said liituda, on meil Delfi Rally Estonia direktor Urmo Aava ja samuti korraldusega väga lähedalt seotud oma ametinimetuse võib ta kohe ise öelda Silver Kütt. Tere jälle stuudiosse. Tere. Silverile võib öelda, et teeme ka reklaami ühele teisele podcastile, Tiia podcastile, et Silver on meil juba teist päeva järjest külaline. Mis podcasti me sul homme leiame? Ma ei tea, saatke kutse ja tulen kohale. Siin lõpetas just see Rita Rätsepa vaimse tervise podcast. Võin ka sinna tulla. Aga millest täna räägime kindlasti Soomes toimunud Eesti meistrivõistluste etapist, räägime loomulikult Silveri tööst rahvusvahelisel areenil, käis ta nimelt Keenias ja Portugalis, oli seal kohtuniku ametis ja räägime loomulikult Rally Estoniast ja räägime ka algavast Sardiinia rallist. Seekord ei hakka ju Sardiinia mitte sugugi neljapäeval, vaid reedel tehakse ära testikatse ja reedel hakkab ka pihta pärastlõunal. Siuke huvitav kontseptsioon. Olete ka ise mõelnud? Tervist. Algatuseks ma pean sind parandama. No nii. Me räägime Delfi Rally Estonia. Delfi Rally Estonia. Ma ütlesin Delfi Rally Estonia, ei öelda? Minu arvast ei öelnud. Okay. Kui ei öelnud, siis ütle topelt. Jah. Aga ei, see kontseptsioon on sellest huvitav ja Silver kindlasti oskab rohkem sellest rääkida, et tema on FIA tegemiste ja mõtete erinevate komisjonides toimuvaga kursis. Aga ma sellisel rutakalt tahaks öelda, et ei ole paha plaan. Hoiab kokku nii mõndagi? Et kui meil on nagu ühiselt arusaam, ehk siis vahet ei ole kas suured tiimid, väiksed tiimid ehk tiimid, võistlejad, korraldajad, promootor, rahvusvaheline autospordiliit, fännid ja lõpuks seal taga, korraldajate taga ka siis erasektori toetajad, riigid. Et kui me targalt suudame niimoodi teha, et keegi otseselt midagi kaota, aga me muudame võistluse kompaktseks ja efektiivseks, siis ma arvan, et sellega on kõik päri. Aga jällegi ei tohi rutakalt minna, vaid tuleks läbi arutada, kaaluda, seada väga selged eesmärgides liikuda. Aga tuleme ikkagi selle teema juurde, miks me Silveri siia kutsusime. Algselt oli plaanis üldse Silver üksinda tulla, aga kui kuulsin, et Rolandil vähe teised plaanid tänaseks, siis kutsusin ka Urmo appi. Aga Silver, kaua sa oled seda kohtunikutööd rahvusvaheliselt teinud, millal pihta hakkas? Ma ei tea, see vist kunagi sai alguse järsku 2017 või pärast viimast ERC Rally Estoniat sellel ajal, oli 2016 oli siis viimane. Ja siis ma alguses olin European Rally Trophy's, olin mingitel etappidel, olin ERC's. Ja siis mingi hetk kutsuti mind VRC-sse alguses kohtunikuks ja siis või õigemini žürii liikmeks ja siis nüüd 2 aastat olen olnud siis üks permanentne siis žürii esimees, keda siis rotateeritakse erinevatel eventidel. On see põnev amet? Vahest küll, jah. On huvitavaid asju. Tegelikult ma näen seda teist poolt nüüd siis, et kui me muidu siis võistluste juhi ametis näed siis seda spordikorralduse poolt või kogu selle spordijuhina siis seda sporti, kuidas seda üles ehitada, siis nüüd ma näen siis nagu seda poolt, mis puudutab siis võistlejaid ja nende rikkumisi ja eksimisi, et just reeglite vastu, mida siis nagu Rally Estonial me ise oleme siis nagu reeglit seadnud ja teinud, et kuidas siis neid olukordi siis käsitleda ja kuidas seal siis otsuseid teha, et kõik see sport oleks õiglane. Kas see töö üllatab veel sind või sa laias lasus ikkagi rallile minnes tead, millised juhtumid ja probleemid ees hakkavad ootama? Kui sa üldse nimetad need probleemideks, need on lihtsalt tööülesanded? No jah, tegelikult on ju, te ju ise olete kindlasti lugenud erinevaid otsuseid, et on olemas siis nii-öelda standardsed eksimised, nagu kas siis OKSOS nupu vajutamine katsel õigel ajal või siis tulekustutis blindi eemaldamine, et ei ole katseks valmis ja on selliseid standardseid asju,
aga mind õnneks või kahjuks on saatnud ka sellised hästi paljud ebastandardsed, mis teevad selle asja nagu huvitavaks, et siis sul nagu tekivad uued olukorrad, uued situatsioonid ja siis saab nagu menetleda ja tööd päriselt teha. Kas Keeniast on midagi ebastandardset välja tuua? Jaa, seal igasugust, Keenias juhtus huvitavaid asju erinevaid jah, et ühel autol oli eeltehnilises kontrollis avastati, et turvapuuri siis on augud puuritud, eesmärk oli siis võistlejatel sinna tööriistu kinnitada, et selliseid asju, mida ikkagi niisama ei näe kuskil mujal, et Keenias on natukene võib-olla see kohalik rallitase on vähe teistsugune ja need autod, millega seal lubatakse sõita, ei pea vastama nii kõrgetele tehnilistele ja turvatingimustele nagu siis Euroopas. Ja oli meil ka seal üks purjus kohalik ralliametnik küll Keenia poole pealt, kes siis puhus päris kõrged promillid ja siis ka menetlesime seda osaliselt. Pidu oli pikale läinud või pidu polnud lõppenudki? Ja vist eelmine õhtu oli vähe pikk ja vist ei olnud maks korralikult põletanud, et ei olnud selleks ajaks kaineks saanud. Kuidas see info kohtunikuni jõuab? Kes kogub, kes töötleb, kes kontrollib, kes jälgib? No üldiselt on hästi lihtne, et žürii siis menetleb tegelikult erinevaid raporteid, mis saabuvad siis kas võistluste juhilt, tehnilise pealikult, võistluste arstilt, ehk siis, et need on erinevad kanalid, kus need võivad sisse tulla. Ja žüriil loomulikult on õigus ka ise alustada siis uurimist, piltlikult näeme WRC laivist, näeme siis mingisugust eksimust ja siis saame seda menetlema hakata. Suure tõenäosusega on see ring ikka selline, et kui seal juba laivis midagi näha on, siis see kuskilt ikka raportina sisse tuleb, et lihtsalt küsimus on, et millal, et siis me tavaliselt hakkame ise juba siis uurima ja fakte koguma ja siis tavaliselt, enamus juhtudel ikkagi me kuulame üle kõik siis osapooled. Kas konkurendid ka raporteerivad? No ütleme nii, et spordiala on ju siuke pingeline, ega seal me oleme näinud vormelifilmidest, rallifilmidest, see koputamine käib ööpäevaringselt. Ja loomulikult, eks ikka teiste vigasi märkad ju esimesena, et ega see ju on saatnud, Urmo võib siin võib-olla pikemalt rääkida oma rallikarjäärist ja juhtumistest, võib-olla talvist, võib-olla ei ole seda väga palju seda konkurentide kaebamise asju juhtunud, aga suures rallis on seda ikkagi ajaloost ju väga palju olnud, et kus leitakse rae äärest mõni varuosa, mis on avarii tõttu küljest ära tulnud ja siis selgub, et et võib-olla see ei olegi nii reeglite kohane, kui see võiks olla. Et sellised asju ikka on, et ega seal tähelepanu pööratakse ja me siis peame otsustama, et kas seal on ka nagu alust rikkumiseks või mitte, et liiga palju tuleb tõdeda, et me ei aktiveeri selliseid juhtumeid, et kui on tõsiselt mingi suurem rikkumine, siis kui on ka rohkem tõendeid, siis me aktiveerime. Kui palju selles maailmas on saladusi, mida sa ei tahaks ja võtteid, mida sa ei tahaks paljastada? No piisavalt on asju, mida ma ei tohi rääkida, et tegelikult need asjad, millest ma saan rääkida, on need, mis on tegelikult avalikud ja kust on tehtud otsuseid ja sellel on ju täitsa FIA-l oma eetikakoodeks, kus me iga aasta peame alla kirjutama, et meil ei ole mingisuguseid huvisi kuskil ja et me ei räägi asju välja, mida me ei tohiks rääkida ja see on väga hästi määratletud. Aga kui ma ütlen, et Thierry Neuville 2023 Keenia? 2023 Keenia või? No ma tean, mis seal, ma tausta ei tea, selles mõttes, et ma tean täpselt seda. Rajaluuraja. Jah, et mida ilmselt teavad väga paljud, selles suhtes on see võib-olla natuke suke totter olukord, et kui sul on suletud siis nii-öelda loomapargid, kuhu saab ainult mingi kindla loa või mingi kindla värava alusel sisse, siis tõenäoliselt see välja tuleb on ikkagi suht suur, et ei oska kommenteerida, miks siuke otsus tehti sealt kuskilt kellegi poolt, aga siukseid asju juhtub ja nagu tegelikult sai päris karmi karistuse, et Tiskelav tervest etapist on ju. Ja ajalooliselt on ju tehtud veel hullemaid otsuseid, või karmimaid otsuseid, et on ju ka tagasi ulatuvalt võetud kõik punktid ära ja küll seal oli vist mingi Mitsubishi turbo teema oli või Toyota turbo teema oli, et kus insenerid leiutasid lahenduse, kuidas reeglites kõrvale hiilida, et tegelikult seal on jah, mingites kohtades võib see karistus päris karmiks osutuda. Mitu kohtunikku on? 3. Fikseeritud peab olema igal pool 3? Jaa, ralli žürii paneelides on 3 kohtunikku, on siis žürii esimees ja žürii liige, kes on määratud siis FIA poolt ja siis on kohalik Autospordiliidu liige, kes siis on igal etapil üks kohalik? Just. Ja Eestis oled sa ka kohtunik või sa oled ikkagi Rally Estonia ametnik? Ma liiga palju Eesti rallidel ei ole kohtunik olnud,
Võib-olla ei olegi olnud, ma pean mõtlema, vist ei olegi olnud jah, Eesti rallidel kohtunik, olen Lätis olnud, olen Leedus olnud, et Eestis jah, meil on piisavalt tegemist ühe väikse ürituse korraldusega seal Lõuna-Eestis, et see võtab ära suure mahu ja ajast ja liiga palju, ütleme, et perele peaks ka nagu tahaks siirate silmadega otsa vaadata, et meil jääb ka mingi aeg siis pere jaoks ka, et ma natukene olen blokkinud siis erinevaid ürituste žürii tegevusi. Rally Estonial oled sa, teeme sellega selgeks, oled sa mis ameti peal? Ma olen siis suurel võistlusel on võistluste juhi abi ja Eesti meistrivõistlusel on siis võistluste juht. Et me oleme Urmas Roosimaga niimoodi ära jaganud, et tema siis on viimased juba siis, nüüd on 3. aasta vist või 4. aasta on siis võistluste juht. Ja siis mina täidan siis seda tagala rolli, üritan siis sealt taustalt aidata siis Urmast ja teistpidi siis Eesti meistrivõistluse juhtida. Kuidas Keenia ja Portugal kokkuvõttes kulgesid? Kuidas kohtunike paneel rahule jäi? Ma arvan, et mõlemad rallid tegelikult olid, Keenia küll hakkas siukse ehmatusega, et kus seal kohalikud kohe kippusid sellel publikuga seal rabistama ja seal 2 autot suutsid ennast katki sõita, et ei oli, iseenesest olid mõlemad, tahaks öelda, Portugal oli rahulik ja Keenia oli väga palju tööd, väga ägedaid asju, mida saime menetleda, oli iseenesest kohtunike mõttes huvitav, täiesti erinevad rallid ja ma tegelikult arvan, et mõlemad peaksid kuuluma siis tulevikus ka sarja, sest nad on ikkagi täitsa teistsugused etapid. Portugalis algas vist kohe delay'ga või? Ja algas delay'ga ja seal erinevad ajavõtjate teemasid olid, aga see... Oli ka müsteeriumi, mis jäiki nagu lahenduseta telepildis, et kes see nüüd oli, kes seal käis autost väljas ja kaotus oma need märkmed ka sinna ära. See oli kelle kaardilugeja, ütle mulle nüüd. Evansi kaardilugeja. Miks need autost välja läksid? No seal oli mingi segadus oli selle aja märkimisega, et see kohtunik ei olnud nõus seal midagi märkima, et seal oli vist eelneva võistlejaga üldse, ma nii täpselt ei tea seda, mis seal lõpuks juhtus, aga see fakt oli, et see legend tal sinna jäi ja nii ta läks, aga tubli, et tal oli olemas pildid sellest ja suutis seda siis läbi telefoni lugeda, et mina oma kaardilugeja karjääri ajal siukse asja peale ei mõelnud, et siis oleks nagu olnud pime sõit natukene. Kui sõitjad käivad nii-öelda, me ütleme seda vaibal kohtunike juures, kas läheb vahel tuliseks ka või kõik viisakad? No ikka läheb tuliseks, et tahaks öelda, et valdav enamus ikkagi sellest vestlusest on hästi viisakas, vahest läheb tuliseks, kuna sõitjad ei mõista, miks neid kuhugil on kutsutud ja nagu ei saa aru oma eksimusest aga täna on nagu selles suhtes on, vähemalt WRC sarjas on selles suhtes kas hästi või halvasti on see, et igal pool on kaamerad ja sul on kogu aeg nagu siis mingi pilditõestus olemas, et mis siis nagu päriselt autos juhtus ja on olnud päris tuliseid vaidlusi ka seal žüriiruumis, et füüsiliseks ei lähe asjad? On läinud ka füüsiliseks. Mis siis tehakse? Mul on üks kogemus Kreeka rallilt, see oli küll Euroopa meistrivõistluste etapp kunagi, kus ma olin žüriis, siis seal täitsa politsei kutsuti žüriiruumi, sest seal läks täitsa füüsiliseks kontaktiks, et me seal tegime otsuse diskvalifitseerida üks ekipaaž, kuna üle sõidul siis mehaanikud ronisid auto alla ja tegid seal midagi seal auto all, mis on ilmselgelt keelatud. Ja siis nad tulid kogu siis mehaanikute plejaadi ja mõlema vist perekonnaga ka siis lendasid siis sinna võistluskeskusse sisse, kõigepealt said kõik sekretärid sõimata, siis said tehnilise mehed sõimata ja siis lõpuks nad maandusid siis kõik sinna žüriiruumi ja tõukasid seal kohaliku žüriimeest ja siis sekretäri ja sealt läks natuke inetuks. Kui me teame, et sõitjatel on maru pikad päevad, olenevalt rallist, räägitakse Walesist õudusunenägusid, siis kuidas on kohtunike päevad? Üldiselt oleme, esimesed ei ole, kes tulevad, aga oleme tavaliselt viimased, kes lähevad. Ehk siis, et eelmine aasta Sardiinias, kas oli reede vastu laupäeva, läksime ära kell 4.30 ja tulime 6.20, ehk siis, et mõned ööd on täitsa pisikesed, et tulite 6.20 tähendab
hommikul, ehk siis, et me saime mingi tund magada seal vahepeal, et see oli nagu üli-lühikene aeg, kus me pidime uuesti päeva alustama. Mis te öö läbi tegite siis? Tegime otsuseid, siis seal oli nagu erinevaid asju, mis otsused ei saa jääda tegemata, ei saa järgmisse nädalasse lükata? Tegelikult ongi ju küsimus, et järgmine päev ju sõitjad peaks startima teadmisega, mis päriselt seis on, et kui seal on seotud ajatrahvid või siis mingi muud karistused, siis teised sõitjad peaksid teadma seda, et mis tingimustel ma täna siia katsele starti lähen, et mis on siis see seis. Et sellepärast me ikkagi üritame alati otsused võimalikult kiiresti ära teha, lihtsalt mõnikord on need otsused vähe keerulisemad, et on vaja need faktid kõik listi saada ja kirja ilusti ja siis see ka nagu enam-vähem arusaadavalt siis kõikidele osapooltele selgeks teha. Kui palju te tunnete seda välissurvet just seda otsuse kiirusel suhtes, et sõitjad tahavad teada, tiimid tahavad teada, meedia pasundab olenevalt juhtumist ja meedia küsib, kuidas me ei tea, kuidas me veel ei tea, miks see nii kaua aega võtab. Palju see surve teieni jõuab? Ja loomulikult jõuab, et F1-s on, ma ei mäleta, mis see reegel oli, mis aja jooksul tuleb see otsus ära teha, et seal on ju võistluse käigus, pead kohe ära otsuse tegema, et seal on kiire otsused. Aga loomulikult on surve, aga siin tuleks ka nagu natuke aru saada sellest, et seesama dokument on aluseks ka siis edasistele kaebustele, et juhul kui keegi kohtusse läheb, siis selle sama dokumendi alusel menetletakse ka siis seda kohtukeissi, et kui see dokument nüüd koostatakse kuidagi viletsalt ja rutakalt ja mingid faktid on valesti või lohakalt, siis see edasine töö kogu sellel FIA juriidika osakonnal on suht keeruline. On kohtusse mindud viimasel ajal? Viimastel aastatel ikka paar korda on käidud mingite asjade osas, peamiselt on need nagu tehnilised teemad, kus siis on mingi komponendi üle vaieldud, et kas õige või vale või seal on meil nagu kohtunikena, me saame nagu reegleid järgida, vaadata, kogu see mõõtmiste protsess ja kogu see kaalumiste protsess tehakse siis tehnilise tiimi poolt, et me peame lihtsalt siis nende raporti andmeid edastama ja sinna otsustesse panema, et liiga palju käida ja loodan ka, et ega eesmärk ei ole ju otsuseid teha, et tegelikult oleks eesmärk see, et võimalikult palju saaksid sõitjad sõita ja asi oleks turvaline, aga ikka tuleb ette. Urmo, tulles sinu juurde, teil Soomes ei olnud Jannoga kohtunike juures käimist või mingeid sekeldusi? Korra kartsin, et äkki on, sellepärast, et mul on Eestis sõites, kuna meil on jälgimisseadmed, on rajakirjutamisel peal ja ka ralli ajal peal, siis Soomes oli üsna palju kiiruspiiranguid, ka 40 kilomeetri tunniseid kiiruspiiranguid, on päris keeruline jälgida. Just nagu esimese läbimise puhul, kus minu jaoks katse võõras, Janno peab siis seda nii-öelda teelegendi jälgima, et kuhu me keerame, millal me keerame, samal ajal peab siis esimest korda kirjutama seda kiiruslegendi. Ja siis ma kartsin, et äkki mind kutsutakse jälle mõne siis kiirusületamisega sinna välja, aga õnneks ei kutsutud. Soomest vist tulevadki natuke hiljem need kiirustrahvid ka? Ei, see on korraldaja jälgimise all, et kui need oleks tulnud, siis need oleks tulnud. Siis oleks juba kohal. Jah, siis oleks ennem rallit pidanud raha ära maksma ja muidu poleks startigi saanud. Aga võistluspoolest rääkides üldarvestuses 3. ja Eesti meistrivõistluste arvestuses 1, kõik loogiline? Ma ei tea, kas loogiline, mitte loogiline, see oli meil, või mul hinges oli niisugune väike unistus, et nii võiks minna. Selge oli see, et kui Egonil ei oleks olnud seda tehnilist probleemi, siis temaga oleks olnud väga keeruline, pigem võimatu. Räägi see Egoni tehniline probleem ka alati? Nii palju, kui ma taga rääkisin, siis tal olid esimesel päeval tekkisid pidurimured asfaldikatsetel ja siis need hommikul, kuna see oli servisajaga suhteliselt vähe, et siis nad hommikul lõpetasid oma piduritööd seal või mehaanikud täpsemalt ja siis tal laupäevasel esimesel katsel, mis oli natuke üle 18 kilomeetri, sisuliselt peaaegu viimases kurvis sõitis selle tehnilise murega välja. Ja nii palju, kui ta ise siis analüüsis, oligi siis see, et piduriketas ilmselt läks pidurdamise alguses puruks, sest seal oli juba kas siis mingi ületemperatuur või siis mingi varasem nagu tehniline mõra. Ja kui see üks ratas jookseb niimoodi kinni, siis tegelikult see auto muutub selliseks juhitamatuks mürsuks ja läkski lihtsalt massi liikumise suunas sinna kraavi ja sealt oli juba edasi väike ka tulekahju. Teie masin pidas algust lõpuni vastu?
Esimese päeva teisel katsel oli mingi totakas mure, sest ma nende vanade kruusarehvidega kasutasin ka kõige vanemaid velgi ja sealt tekkis esimesel katsel väike vibratsioon ja siis teisel katsel oli ta juba päris suur. Korra mõtlesin, et midagi tõsist on, aga siis proovisin seda ignoreerida ja õnneks kui järgmine päev panime sirged, uued rehvid ja sirged väljad alla, siis mure oli kadunud. Palju sa surusid ja palju sa nautisid? No kui ma nüüd uuesti siin sõitma hakkasin, siis ma enda peas proovisin teha kuidagi selle strateegia niimoodi ringi, et oleks mõnus, oleks lõbus, kindlasti nagu see sportlik mindset peab ka olema, aga ma ei tee väga suurt numbrit või me autos ei tee väga suurt numbrit, kui me kellelegi kaotame. Loomulikult me tahaks võita, aga me nagu kuidagi ei mõtle sellele liiga palju, siis proovime leida need neelukohad või keerulised kohad ära välja ja mitte seal riskida, et rallisõitjad teavad, et tegelikult katsel iga kilomeetri kohta ikkagi nagu paar siukest nagu üldiselt nagu tummist kohta on, et kas mahub või ei mahu, on ju. Ja eriti kui Soomes on veel suht palju on ikkagi niisugust totakat kraavi või mingit kivi nii välis- kui sisekurvides, et proovisime neid kohti tulla targalt. Jah, kurvist väljudes sa saad aru, et sul jääb mingi meeter-poolteist, alati jääb nagu liialt ruumi üle ja kui seda ruumi jääb üle, siis on selge, et kurvi läbimise kiirus oli liiga madal. Aga kuidagi, ma ei tea, kehas on nagu vastik tunne minna mingit selliseid trikiga kohti sõitma selles vanuses ja kuidagi ei tundu loogiline. Aga me proovisime kiiresti sõita. Räägi sellest Subaru Imprezast, kuidas ta suhestub oma võimsuselt ja võimekuselt Rally 2 autodega ja kui palju on sarnasusi Rally 3-ga? Kui me hakkame kuskilt otsast minema, siis tegelikult on ta endine siis ProDrive'is ehitatud N-rühma auto. Ta on ehitatud sellest õigest kerest ehk Jaapani spetsifikatsiooni kerest ja sinna on üsna hea turvapuur sisse pandud, et see kombo nagu kerena on suhteliselt kerge. Amordid on N-rühma siis kruusaamordid, riigerid, kes sellest midagi teab. Õõtsade ja vedrustuse pool on tegelikult üsna sarnane R5-le, et sealt on enamus 90% puksid elimineeritud ja nad on siis sellised unipool liigendite peal, et on täpne, on jäik ja hästi väike nagu siis vedrustuse ja sisetakistus on. Küll vedrustuse käik ei ole nii pikk kui R5-tel, aga Eesti ja siis lihtsamate Soome rallide puhul ta on piisav. Mootor on N-rühma mootor, kuskil 320 hobujõudu ja 590 Newtonit. Et hobujõude natuke vähem kui R5-l, aga väändamomenti natuke rohkem. Ja käigukost on siis oma olemuselt sama, et ta on siis segmentaal ehk siis järjestiku lülitamisega, ehk ma siis pean tõmbama kangi kas enda poole või lükkama ette poole, et käike siis üles või alla lülitada ja versus Rally 2 auto, kuidas sellele on? Samamoodi, et seal ei ole mingit Rally nagu, 1. Rally 1 on ka praegult samamoodi, kunagi oli siis labadega, aga ei selle nagu käigukangi niisugune lihtne edasi-tagasi lülitamine, seal ei ole muret, et kus on nagu suured või suuremad vahed ongi siis see, et minu auto on umbes 100 kilo raskem kui Rally 2 autod. Ja ütleme, et ka minu nagu tegevus nagu söömisarvastustel ei ole nagu siin kaasa aidanud, et siin on ka nagu kaalu lisaks ja ega see füüsiline vorm ka, et nagu ma näen, et siin on nagu kõige suuremad, et see kaal ja minu enda varu sees. Ise naljates ütlen, ma olen nagu mingi meremiin. Võrreldes selle pildiga, mis sul siin EVRC profiili pildiks on. Ärge seda uskuda. Me kasutame tänapäeva seda pilti. Jah, et see on nagu tarbijatele valetamine, et tegelikult ma olen hoopis teistsugune. Aga mitu sekundit kilomeetril peaksid olema Rally 3 autos kiirem? Rally 3 autost? Jah. Ma ei oska öelda, see oleneb oludest. Tegelikult on väga hästi näha, et mida tehnilisemaks läheb, siis tegelikult Rally 3 auto näiteks nagu Saaremaal, kui on katkised, libedad katsed, siis Rally 3 auto, Rally 2 ja Rally 3 auto on kindlasti kiiremad. Kui on Paide tüüpi katsed, et on selline lai minek, kus saab nagu suurem hooga minna, siis kindlasti
on Rally2 veel kiirem, noh, kui palju, ma ei oska öelda, ja Rally3 on juba aeglasem, sellepärast, et tal lihtsalt ei ole sellist nagu väänet ja jõudu. Et ma arvan, et see iseenesest oli väga üllatus, et Soomes siis Nõgene ja Enok sõitsid nii palju kiiresti, äge vaadata ja isegi mul nende üle oli suurem hea meel kui mul enda üle, et kihvt oli vaadata, kus Eesti noored rallisportlased soomlastele seal päris ägedalt koha kätte näitasid. Tahtsin siis küsida, et top 4 absoluudis Teemu Asunmaa, Niklas Grönholm, Urmo Aava ja Patrik Enok. Kas sellest 4-st 3 vähemalt tuleb ka Eesti rallile starti? Sina stardis ei saa olla? Ma ütleks niimoodi, et mul on tunne, et sellest 4-st 2 võiks tulla. Mina kindlasti ei tule. Ja Grönholmi poja osas ma ei ole midagi kuulnud. Ta pigem on ju rallikrossi suunitlusega sõitja, kes sõidab vahepeal. Kindlasti nime mõttes oleks väga äge. No halvasti ei sõitnud, kui teise koha sai? Ei, väga okeilt sõitis, et eriti võtta seda, et ega tegelikult ralli ja rallikross on ikkagi erinevad alad. Et kui sa sellise rallikrossi suunitlusega suunitlusena, sportlasena suudad tulla rallile nii palju kiiresti sõitis, tegelikult on väga okei. Kuidas sa tagantjärgi nüüd kokkuvõttes hindad seda Eesti meistrivõistluste minekut üle lahe põhja poole? Väga äge. Kuuldarile Eesti Autospordiliidule suur tänu. Tean, et see on saanud see mõte ja tegu ja teostus on saanud kriitikat, aga minu arvates oli see väga hea. Et see seab, ma ei tea, nooremaid, vanemaid sportlasi, tiime nagu tegema midagi enda mugavussoonist väljaspool, annab uusi kogemusi, sest Soome rallile hästi vahelduv. Just see asfaldi peal sõitmine, osad katsed siis põldude vahel, osad ikkagi juba väga soomelikud, et tegelikult seal oli midagi Rally Estoniast, Võõru rallist, Paide rallist, et tegelikult nagu väga palju erinevat. Ja just see, et ma arvan, meil tekkis seal uusi kontakte, uusi mõtteid ja uut ja värsket nagu kogemust ja võrdlust ka. Kui keegi oleks mulle öelnud enne Soome rallit, et Eesti rallisõitjad ralli 3-dega ja ralli 4-dega edestavad, ma isegi ütleks, et edestavad ja kohati selgelt edestavad soomlasi, siis ma ei oleks öelnud, et mis rumalat jutud ajate. Et eks seal oli väike edu, et need kiired soomlased startisid siis eespoolt ja seal oli suht palju nagu libedat kildu ja siis meie omad startisid natukene nagu tagantpoolt. Sinu stardikoht oli? Minu stardikoht oli, ma nüüd ei tea, kas 17 või 18, mu number oli 17, aga nad seal tõstsid midagi ringi, ma ei tea, miks nad nii tegid, et kui nad stardilistiga juba välja tulevad, siis see stardilist võiks olla nii, nagu ta on. Aga mulle see sobis. 17 oli see, jah. Tegelikult või stardikoht oli kaugemas, nad lasid need noored ette sinna. Jah, et see sobis? Ja mulle väga hästi sobis, sellepärast, et ma nägin seal kohati oli ikkagi nagu korralikult kildu peal ja ega see ei ole normaalne ka, et nagu ma seal koha peal ütlesin, et kaotada Asumaale seal mingitel katsetel 0,62 ja 0,7 sekundit kilomeetrile selle Subaruga, see ei ole loogiline. Ei ole loogiliselt, jah. See ei ole loogiline, see tuleb ikkagi selle stardipositsiooni erinevust ja kuna seal nagu ralli lõpus tulekahju tõttu jäi üks katsega ära, et siis me enamus katsid sõitsime tegelikult ühe korra. Tulekahju oli siis? Metsatulekahju oli. Et kindlasti oli, meil oli suht ideaalpositsioon. Kuigi seal oli nii palju kildud, see läks nagu kogu aeg paremaks, et minu pärast oleks võinud seal täitsa tagant startida. Sa mainisid, et kellegile on pinnuks ka silmas olnud see Soome venek. Mis see kriitika koht üldse saab olla? Et kas see, et ajame oma Eesti asja ikka Eestis, mis me sinna roime või mis veel? No mida ma olen kuulnud, et Eestis jäävad rallid ära ja nüüd me läheme Soome. See on kallis minna Soome. Aga kas see oli seotud omavahel, et Eestis jäi ära? Ma ei olnud, sellepärast, et ju kalender oli varem paigas. Ja nagu selle kallidusega on nagu räägitud, et see on jube kallis. Tegelikult mina ütlen, et ei olnud väga hästi tehtud asi. Tiim tegelikult meil tuli reede hommikul autoga ja lahkus laupäeva õhtul. Meie läksime 4 päeva pärastlõunal. Ainuke asi, mis on nagu võrdluses kallim, oli see laevapilet üle. See on loomulikult, tuleb üle lahe viia ja siin ei olegi mingit etteheidet, aga tegelikult
et kuna ralli oli natuke lühem, 120 kilomeetri asemel 100 kilomeetrit, siis kui me vaatame jooksvaid kulusid, autokulumid, rehve, kütust, kõike seda, siis see oli odavam. Osavõtutasu oli ka natuke odavam. Saad summades ka rääkida? No meie klassis umbes Eestis 1000 ja seal 900. Siin ma ei kritiseeri seda, et Eestis on liiga kallis. Ma lihtsalt ütlen nagu summa summarum, kui sa päriselt lööd Excelis kokku, siis see Soome ralli meie näitel ei olnud kallim ja tegelikult toit on kohati Soomes on odavam, majutus oli meil väga mõistlik ja just see, et me tiim sai 2 päevaga, üks hommik alustasid ja teine õhtu lõpetasid. Et kui sa vaatad ka nagu, ma ei tea, inimeste nagu, palju läheb nagu siis mingite tasude peale, siis see on nagu väga-väga aga võrdluses Saaremaaga sinna samamoodi laevaga, aga väiksema laevaga? Saaremaa on kallim ja mulle väga see sobib, sellepärast, et Saaremaa on üks äge ralli, seal võibki pikemalt olla. Tuleme ikka Delfi Rally Estonia juurde ka, nüüd sai see ka 3. korda maha hüütud. Et kust maal te olete oma tegemistes? On nagu selles mõttes tüüpküsimus, et kui me pihta hakkaks, siis mis puudu jääks? Ma võib-olla vastan niimoodi, et ennem siin Silver nagu siis proovis tagasihoidlikult panna endale tiitleid, aga tegelikult Silver ju juhib meil, et kui me räägime administratiivpoolest või sellest organisatsioonist, siis Silver juhib kogu seda sportralli poolt. Ütleme loomulikult, seal on nagu Urmasega koos teevad, aga kõik see spordi pool. Ja tegelikult see 5. juuli on ju hirm lähedal. On hirm lähedal ja ütleme, et kui siin nagu, ma ei tea, kommertsi poole pealt ja kus mina olen, siis väga palju minu tööd on juba ammu tehtud, et mul nagu liiga palju stressi ei ole. Loomulikult on nagu see mingid eelarvestressid, aga Silveri nagu sektsioonis see stress järjest kasvab, sest see sport peab hakkama juhtuma ja võib-olla ongi õige, et Silver räägib, kus tema sektsioon on selle juhtumisega. No nii. Paid küsimuse lauda sellepärast, et tahad ise ka teada. Ei, tegelikult, ma arvan, me spordis oleme suht kaugel. Urmasel roadbook valmis, Priidul turvaplaanid digitaalselt süsteemis olemas. Ja mingid kooskõlastused veel, väiksemad veel täpsustada ja ma arvan, piltlikult me oleme enam-vähem, et mingid meeskonna komplekteerida, kes siis aitavad seal koha peal asju püsti panna ja kindlasti on see aasta natuke ühtepidi lihtsam, teistpidi keerulisem, et teha midagi teistmoodi on jälle nagu uus, sealt võivad vead tekkida kergesti ja nii eelarveliselt kui ka siis tegevuseti. Sa pead silmas, et eelarveliselt vead tekkida, et tööta harjunud suurema eelarvega? No jah, selles mõttes, et ühtepidi on nagu lihtne on võistlust lühemaks teha, teistpidi on panna see tööle, et ta töötaks hästi ja nii sõitjate jaoks kui ka tele jaoks ja siis ka veel see pool, et loomulikult meil on see aasta siis palju väiksem eelarve ja kuidas see nagu ära manageerida siis sellega, et kus on need kohad, kus me suudame kokku hoida, sest me nagu turvalisuse pealt ei saa maha lõigata ja teede pealt natuke distantsi mõttes läheb odavamaks, aga need suured kulud on ikkagi alles, et seal oleme kõvasti tööd teinud ja proovime siis jõuda sinna reaalsesse piiri, et see asi nagu ilmselgelt miinust ei toodaks. Aga üks vaheetapp tuleb ju järgmine neljapäev 6. juunil kell 12 Rotermanni keskväljakul. Väike pressikonverents. Ja siin ma võtan jõuga üle, et see on niisugune kommertslik spordi pool, et ma arvan, et tuleb äge üritus, inimesed saavad tulla tegelikult seda jälgima ja kella 12 ja 2 vahel seda teeme. Proovime võimalikult palju saada siis sõitjaid ja just Eesti sõitjaid kohale, et anda neile väljundit ja et nad saaksid enda siis plaane, emotsioone jagada. Ja et seda emotsiooni saaks võtta meedia ja saaks võtta nagu rallifännid. Ja kui kõik läheb hästi, nii nagu me planeerime, siis ma arvan, et ka üllatame. Ma küsin vahepeal, kas te selle keskväljaku omanikule olete juba lõbusõitu teinud Urmasele? Minul kahjuks ei ole seda au olnud, aga kui sa nii küsid, siis see oleks päris äge, nagu erinevat pidi oleks see päris äge võimalus. Ja ma loodan, et ta võib-olla on... Talle meeldivad autod, ma tean. Aga võib-olla on sellest on jama, et võib-olla ongi nagu minuga alustada, et siis ta saab Otiga nagu edasi minna, et siis ei ole liiga šokeeriv. Otiga ta on juba sõitud kuskil mingi siis on jälle jama, see on ütleme... Ta pole nagu täiskiiruselt sõitma, ma arvan.
Ei, no ma ei pigem tea. nagu selle takso Foruse autoga. Jaa, kui ta on kiiresti Otiga sõitnud, see võib olla siukene nagu eilse omleti pakkumine. Jääb magama. Aga sa ei tea veel nagu nimesid välja öelda, kes kindlasti tulevad sinna kohale? Ma tean, aga ma ei ütle. Keda saab autogrammi küsida? Jah, aga ma ei ütle. Mõne suure uudise ka välja ütlete seal? Oleneb, mis sa mõtled. No mida me veel ei tea. Kindlasti. Jääme põnevusega ootama. Aga ma ei tea, 2 sõnaga võib ka seda mainida, et me tegelikult Urmoga käisime paar päeva tagasi lõunanaabritel külas. Lood sellest küll veel valmivad, aga lõunanaabritega olete ju ka väga tihedalt seotud ja nagu sa korduvalt oled maininud, et te täiendate üksteist ja seda on tegelikult äge näha, et me ei vea siin tekki enda poole ja ürita konkurendist paremad olla, ma ei tea, kas te üldse nimetate lätlasi konkurendiks? No me oleme, mis hetkel me vaatame, et kindlasti see on nagu, ma arvan, et see on eluterve konkurents, nii nagu rallispordis üldse on, et kes on rallispordiga lähemalt siis sõitmisega kokku puutunud, et jah, kui ollakse katsel, siis proovitakse üksteisest nagu kiiremini sõita, aga nagu üldiselt ei panda vähemalt Eestis või üldse maailmas, ma arvan, Silver oskab nagu mind täiendada või ümber lükata, et kuidagi eluterve, et ei panda kuidagi kaikat kodaratesse või meelega ei räägita mingit udujuttu, et keegi teeks valesti. Ja see Läti lugu, nii nagu alguses peeti nagu päris lolliks, kui me hakkasime rääkima seda, et me tahame aidata, siis see on nagu minu arust nii loogiline, et peamegi aitama ja sest kui lätlastel läheb hästi ja Läti riik on rahul, Läti pealtvaataja on rahul, Läti kohalikud omavalitsused on rahul, erasektori toetajad on rahul, ega nagu see positiivne tuleb siia tagasi ja vastupidi, et kui neil läheb kehvasti, mis võime utreerida siin hästi kiiresti, et oletame, et neil läheb, ma ei soovi, et läheb kehvasti, aga kui neil läheks kehvasti ja siis Läti riik ütles, et never again, see peegeldub ka siia. See, mis siia hakkab, see halb lõht tuleb kohe siia. See hakatakse vaatama, et aga miks never again? On ju siis fänn mõtleb ka, et oot, nagu siin sain siukse maitse suhu, et ma sinna Eesti küll ei lähe. Et see on minust nii lihtne loogika, et miks me tahame ja miks me peame aitama. Ja olles kohtunud ka Läti ralli juhiga, siis temalt samamoodi, ta ütles, et tänu sellele, et Läti valitsus nägi, et eestlased tegid selle ära, et see on võimalik. Tuli ka Läti valitsus taha. Jah. No, täiesti loogiline. Nii lihtne ongi. Aga Pikerneki ringrada tahaks endalegi. Ei paista kuskilt või? Ma arvan, peaks ära sõnastama, mida me tahame. Et see on suurema spordistrateegia ja motospordistrateegia küsimus. Kuulub riigile, saime veel teada. Kuulub kohalikule Maanteeametile. Jah. Ei, kindlasti see on teema aga miks ma ütlen, et see strateegia on hästi oluline. Nüüd võib-olla suurlinnades elavad inimesed lähevad hulluks, kui nad kuulevad, ma selle välja ütlen, aga lätlastel ongi see õnn, et see on kunagi tehtud Riiga. Ja ma olen endiselt veendunud, et see oli mingi 50-ndatel või? Et metsalauda taha ei ole mõtet kuskile väga kaugele seda ringrada teha. Ehk ta peaks olema Tallinna või Tartu lähedal, pigem Tallinna lähedal, sest kõik see lennutransport, laevatransport, kogu muu infra ja logistika peaks olema olemas. Avatud juuli 1966. Ja endiselt ma usun, et Eestis saab olümpiamänge korraldada ja see on juba tõestatud, on ju, aga et uuesti saab korraldada ja ma arvan, et F1 saaks ka tuua siia. Kindlasti saab. Jah, Silver läks näost siniseks. Ja ma arvan, et kes oleks paremad inimesed seda korraldama kui teie kahekesti, palju edu. Nagu see Läti ralli juht ju korraldab korraga nii Speedway'd, rallikrossi, WRC-d, et ütle ainult. Jah. Aga me tuleme otsapidi ka Sardiiniasse, siis ei ole muud küsimust, kui et kas Ott võidab või ei võida? Mina olen alati sellel veendumusel, et Ott võidab, et eestlasena ei saagi midagi muud uskuda, et see on varasemalt juhtunud palju kordi ja igale võistlusele minnes ma ikkagi usun, et see õnnestub taas, et seal paraku nagu iga spordialas seal on osa ka mingil õnnel ja tehnika vastupidavusel ja nii edasi, aga kõik, ma arvan, kõik need oskused ja kõik see on olemas, et võita see etapp.
eks see paistab. Jälle mingi uus formaat ja eks see paistab, kuidas see töötab siis võistlejatele ka samamoodi ja tiimidele. Urmo, kuidas sul Sardiinias läks omal ajal? Ma võin selline kohe statistikaga ette võtta. Ei, mul läks nagu ikkagi lõpuks sealt jobatas ära pikalt oodatud junior WRC võit. Silver oli ka, Silver veel viskas mu. Siis meil olid kaalu nagu jaotused sedasi, et ta sai mind basseini visata. Praegu ta peaks väga suure Kas see ära ei keelatud eelmine aasta või? Üldse see pull? Ei, ta viskas mind mingisse suvalisse. Ja ma saan aru, aga see traditsiooniline Sardiiniasse hüppamine, minu arust mingid jutud olid, aga ma võin eksida. 2007 oli see teie superaasta. Ja. Seal mingi taust on selle basseini viskamisega on selles, et see asukoht, kus seda tehakse, et see veetase nii palju langenud, et liiga turvaline ei ole. Stroomi rände enam viska, olete käinud? Et jalad põhjas. Et aga jah, et kui korraldaja üritaks seda kõike hoida nagu turvalisena, siis peab mingi kontroll olema ja kindlus, et see kõik on nagu safe. Aga jah, ma olen mitu korda võinud Urmale kaasa olemas Sardiinias, päris äge ralli on. Mis sellest 2007. meeles on? On meeles see, et me just olime tuld Portugalist, kus me olime tegelikult Portugali rallit ka juhtisime ja viimasel päeval, eelviimasel katsel läks äkki ref ja siis ma seal veel midagi mämmerdasin niimoodi, et ikkagi see Per-Gunnar Anderson võitis ära selle Portugali ralli, siis mul oli kuidagi mingi mega pettumus hinges ja seal Sardiinias tegelikult alguses me ei saanud liiga hästi minema. Sõitis mind nats eest ära, asi läks taltref ja siis kuidagi juhtus see asi niimoodi ära, et tuli see võit. Aga Otile on ka sobinud ikkagi Sardiinia, oleme näinud teda seal vees sulpsamas viimati 2022 Hyundai'ga, samas tiimis kus praegu, siis oleme teda näinud seal sulpsamas ka, ütle nüüd. Fordiga. Jah. Ja aasta võis olla siis... Ei, äkki Toyotaga. Ei, Ford 2017. Et kui palju see tegelikult nagu mõjutab, et sa tead, et sa oled kunagi seda võitnud, sa tead, sa oskad seda võita. Mis siis, et nüüd on sõitjad teised, olud teised, autod teised? Ma arvan, et need rallid, mis päriselt sobivad, need jäävadki sobima. Ja need rallid, mis päriselt ei sobi, siis sa võid seal lihvida neid endale sobimatud nurkasid maha, aga ikka on ebameeldiv. Et see nii ongi. Sobib või ei sobi ja... Jah. Ott siis stardib 4. Enne teda lähevad teele Thierry Neuville, Elvin Evans, Adrien Fourmont, peale teda Sébastien Ogier, Takamoto Kansuta, Gregor Münster, Dani Sordo ja siis ongi meil ralli 1 autodega kõik, neid on siis stardis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tükki. Küsin, et mille järgi sa pärast selle otsuse tegid, et nad niimoodi teele lähevad? Registreerimise järgi. Stardinimekirja ei ole veel. Stardinimekirja tuleb hoopis teine või? Jah, just. No võib tulla teine, aga no üldiselt... miks ta peaks tulema teine? No alati saab muudatusi teha, lihtsalt see tavaliselt registreerimislist on 1 ja siis tehakse seal, ütleme niimoodi, et esiotsas näiteks Portugalis tegime muudatusi, kuna esimese siis entry-listi ja stardilisti vahel oli toimunud 1 etapp, mis muutis siis topis ja. Nagu siis arvestust. Ja ma ei tea, kas siin nagu Portugali ja selle vahel on siin nagu mingi muudatusi tulnud, et noh, siia ikka rajale minnakse siis meistrivõistluste üldjärjestuses, vähemalt B1 autod. Ja siis ralli 2 autodes saab teha siis ka juba korraldaja, promootor või siis FIA saab muudatusi teha juhul, kui seal on mingi põhjendused, miks keegi peaks olema kuskil teises kohas. Aga ärme jääme Otti kinni. Ja, nüüd Silver vastas kui siis Jüri esimees, põhimõtteliselt. Meil on ka Georg Linnamäe ja meil on ka Robert Virves ja meil on ka Romet Jürgenson. Nii et jälgimist kui muda. Ja sa lugesid 4 ekipasi ette ja kui me nüüd nagu mõtleme korraks enam, kui me hakkame rääkima sellest nagu tehnilisemalt, et Eesti rahvaarv ja WRCs sõitjate arv ei tundu loogiline. Ei tundu loogiline, aga kihvt vaadata ja just see, et et meil on sõitjad ju põhimõtteliselt praegu igas WRC punkti klassis, kas ma midagi jätan ütlemata, Silver või? Ei ole rohkem punkti. Vist ei ole seal meistrivõistluste klasse, vist rohkem ei ole. Romet ralli 3, Georg ralli 2, Robert ralli 2. Ja Ott ja Martin ralli 1. Et see on kihvt.
No üks klass on puudu veel, et see kuhu sa varsti saad minna, ehk siis Masters, ehk siis 50+. Ütleme niimoodi, et ühe niisuguse sõidu võiks ära teha, aga no vaatame. Oota, WRC Masters Cup või? Jah. Ja lähed või? Aega ei ole. Aega ei ole ja sõrmedega teeb seda ajamärki. Jah, aga rääkides nendest teistest hakkame siis Rometist peale, et nii palju, kui ma Rometi tegemistega olen kursis, siis ülimalt nii tema kui kaardilugeja siis ülimalt professionaalse lähenemisega. Just see, kuidas nad ette valmistavad füüsiliselt, vaimselt, tegelikult on Eestis ka olemas siis Siimoja siis. Ja samasugune auto, millega sõidetakse rallisid vahele ja jälgides nagu selle ekipaasi nagu siis progressis, nad kogu aeg suudavad nagu kuidagi loogiliselt, turvaliselt edasi liikuda. Et ma loodan ka, et nad Sardiinias ei lähe mingit tullu panema, aga see ei ole Rometile omane. Kindlasti teeb hea tulemuse, kui ei ole mingit tehnilist häda. Mehed on vahepeal sõitnud sellist asja nagu Rally Adriatico Itaalias ja saanud seal 16. koha. Et kindlasti see aitab ja kindlasti see valik, kuigi ma ise seda rallit ei tea, siis ma arvan, et see oli hästi tehtud ja mingi info pealt, et see Sardiinia on keeruline, kohati kitsas, kohati lai, pidamine muutub, et siuke triki ralli. Ralli 3 klassis olid nad Adriaticol teised. Ja see oli mina jälgisin seda võistlust ja see oli tegelikult ülipingeline võistlus kogu aeg, no katselt katsele panid nagu sarnaseid aegasid ja ma arvan, et see nagu trenni mõttes talle Sardiiniaks ülihea ettevalmistus, et sul on kellegiga võimalik aega võrrelda ja sõita siis võidu päriselt. Ja see mees, kes tal selle esikoha napsas, paranda mind, kui ma eksin, aga Matteo Fontana. Just, Matteo Fontana on stardis ka Sardiinias. Kas on mees, kellest me veel kuuleme? Ta on ERC-s ikkagi olnud päris kiire just ja ma arvan, et jah, me kuuleme, et ma arvan, et siit ERC-st on veel tulemas sõitjaid, kes lähiaastal sisenevad sinna WRC kalendrisse karusselli. Oleks kõigile meestele kohti ka top-tiimides? Ja ärme sellesse teemasse veel läheme, siin võtan saatejuhi rolli nagu üle, et tegelikult on äge vaadata, et Robert Virves tagasi ja Georg jälle. Georg Linnamäga, ja seda küll, aga et Robert on tagasi ja proovib enda karjääril ikkagi nagu jätku teha. Minge vaadake Peep Pahvi intervjuud eile õhtul Robertiga 8 minutit. Robert ei ole maailma parim jutumees, aga see mõttes 8 minutit Robert Virvesega juba kõlab päris pikalt. Ja päris hästi ja ma ka loodan, et ta seal lihtsalt sõidab selle ralli ära. Sest praegu ei tasuks panna mingit väga ootust, pole mees ju sõitnud päris pikalt, selle autoga pole üldse sõitnud ja ootan põnevusega, et kui see õnnestub nagu loogiliselt läbi teha, et mida ta kiiretel rallidel võib siin teha. Just me räägime siin Poola Baltikumi etapid, et kindlasti võib olla konkurentsis. Aga sellest tagant startides Rally 3 autoga see finišeerimine ei pruugi sõltuda sinust endast? Rally 2 autoga. Rally 2 autoga, jah. Jah, aga ütleme niimoodi, et Sardiinia on siuke ralli paraku, mida tahapoole me läheme, siis kahjuks kõige kiirem sõitja ei pruugi võita. Et seal on siukest tarkust vaja. Ja Silveris ütles, et Georg Linnamäe. Et sealt ma arvan, me ootame ja ta ise ootab ka, et see kiirus oleks algusest peale sarnane nii, nagu see oli Rootsis. Ma arvan, et see tahtmist on kõvasti ja tegelikult on kogemust ka juba päris palju ja no seal võib-olla üks muutuja, mida me täna ei tea, on see, et kuidas Toyota Rally 2 auto, see on vist esimene karmralli, ehk selline esimene karmkruusaralli, kus on nagu ikkagi kive palju ja selliseid üllatusi teele tekib, et kuidas see auto nendest tingimustes vastu peab, et sellega on Ungaris sõidetud, Ungaris oli ka kohati nii palju, kui ma jälgisin, oli ikkagi päris keerulised ja katkised teed. Aga eks see paistab, loodame, et kõik toimib ja seal kindlasti on oskused olemas, et sõita väga kõrgetele kohtadele. Aga räägime ERC kalendris ka, millal meil ERC edasi läheb? Urmo tõstab siin käsi, et ei tea, aga iseenesest peaks ERC jätkuma nüüd Royal Scandinavia ralliga Rootsis. 13 juuni just. Ja lõpeb minu sünnipäeval 15 juuni. No näed, siis saad pidutseda koos võitjatega. Just.
et kindlasti selline päev varem algab jalka EM 14 juuni. Et kindlasti on hea ralli Estonia ette, on kiired teed, on hüppeid, on midagi sarnast ja hästi loogiline on siis inglise keeles siis back to back või selg selja vastu nagu siis kombo, et on Royal Scandinavian Rally ja Delfi Rally Estonia nagu teineteise järgi, et saab enam-vähem sama setupiga panna. Kas teie kilometraaž on üldse teada või? Katsete? Ma vaatan, et Skandinaavial on 190,99 ja teil on veel siin vähemalt Wikipeedias on teadmata. No 186 tahaks pakkuda või? No tegelikult on gramm alla 188 katsekilomeetri, et me oleme ka seal kuskil 190 alla. Mingid distantsid siin imevähe veel muutuvad, me siin oleme üle mõõtnud või õigemini Urmas on üle mõõtnud mingeid asju, et see täpsustub veel võistluse alguses, aga jah, seal me oleme 187 pluss kuskil. Kas ERC sarja hooaja võit viib ka sind kuskile automaatselt? Jaa, ta annab, kui me ei eksi, siis ta annab vist 4 sõitu vist oli siis WRC-s nii-öelda Rally 2 autoga. Aga ma täpselt ei tea, mismoodi see diil on. Sealt võib tekkida veel lisaasju seoses sellega, et promootor tavaliselt aitab kaasa seal mingite muude kulude katmisega ja aitab ka siis mingitele teistele võistlustele. Aga kui ma otsustan, ma võidan ERC sarja ära, ma rohkem ei taha või ma ei saa ülejäänud eelarve kokku, mis ma tahtsin. Kas selle auhinne saab ka sõbrale anda? No seda kindlasti ei ole, et see sõbrale saab anda ja raha välja ka võtta ei saa, et ikkagi eesmärk on siis edendada ja motiveerida siis sõitjad, kes ERC-s tulevad, et nad saaksid ka siis WRC-s tulemust näidata ja sealt siis kuidagi tuule alla ja lendu oma tulemustega. Kuulge aga mehed, mis ma teid ikka rohkem siin kinni hoian, jälgige homme algusega kell 9.01, mitte siis teie, vaid kuulajad. Testikatset Delfi lükkab hommikust käima ka otseblogi, Peep Pahv on koha peal, täna põnevat sisu juba peaks tulema, olge lainel, refreshige Delfi spordi esilehte ja saate kõigest sellest teada ja siis esimene katse homme Eesti aja järgi 15.33 ja homme siis 77 kilomeetrit, põrutame ja ülehomme 149 kilomeetrit ja viimasesse päeva jääb ka 39,30 kilomeetrit, nii et Sardiinia on alati olnud põnev ja kindlasti ei jää ka, vähemalt loodame, et ei jää ka tänavune millegi poolest alla. Ja lõpetuseks ärge siis unustage, et 5.–7. juuli kindlasti. Delfi Rally Estonia, piletid saadaval piletitaskus ja Rally Estonia kodulehel. Just. Aitäh kuulamast! 6. käik.